Ronimiskogu kond kutsub K2 metsikuks mäeks ja kohe saad teada, miks. Tere tulemast saatesse Extreme! Aastal 1953, kui Bazooka Joe koomiksid muutsid laste elu kõikjal, alustas 3. Ameerika Karakorami ekspeditsioon K2-le. Ekspeditsiooni juhtis Charles Houston, arst ja kogenud alpinist, kes tahtis mäetippu vallutada ajal, mil Ameerika meeskonnad olid meeleheitlikult püüdnud kõrgmägi ronimises oma jälge jätta. Meeskonda kuulus 8 eliitalpinisti, sealhulgas Art Gilkey, Pete Schoening, George Bell, Bob Craig ning pühendunud kandjate meeskond Hunza orust. Charles Houston oli meeskonna arst. Ta oli juba juhtinud esimest tõusu Nanda Devi tippu, mis oli tol ajal kõrgeim tipp, kuhu keegi oli roninud. Nagu ülejäänud meeskond, oli ka tema eliitalpinist, kuid 6 nädala pärast ei oleks sellest enam mingit kasu. Nende ekspeditsioon algas mais Rawalpindis, Pakistanis. Seal palkasid nad kandjad ning võtsid kaasa oma jääkirved, kassid, fikseeritud kõied, külma ilma riided ning piisavalt toitu ja meditsiinitarbeid, et kogu ekspeditsiooni jooksul hakkama saada. Õige ettevalmistus võib sageli olla elu ja surma küsimus. Ja kui asi puudutab K2 mäge, pidid nad kindlasti valmis olema. 6 nädalat marssimist viis nad baaslaagrisse, 16 400 jalga kõrgusele, kus nad vaatasid mäge. Plaani kohaselt pidid nad hakkama liikuma mööda hästi tuntud Abruzzi harja marsruuti ülespoole. Selle tee üles oli aastakümneid varem rajanud Itaalia hertsog, kuid selle mäe puhul on välja kujunenud lihtsalt julm nali. Abruzzi harjal ülespoole liikumine tähendab pidevat jõhkrat segaronimist teravate kivide ja palja jää peal. Nad teadsid, et see ei saa olema lihtne ronimine, kuid isegi siis üllatas K2 neid sellega, mida K2 neile kaela tõi, sest meeskond seisis silmitsi kohutavate tingimustega juba algusest peale. Tormid järgnesid üksteisele, muutes alajahtumise pidevaks ohuks, kui grupp liikus läbi järsu maastikku. Ja see oli aastal 1953. Ei olnud ühtegi päästekopterit, mis oleks suutnud sellisele kõrgusele jõuda, ega satelliittelefoni. Kui midagi läks valesti üleval 8. laagris, oli ainus tee alla üksteise abiga. Vaatamata neile raskustele jõudsid Charles ja meeskond augusti alguses 25 500 jala kõrgusele kohta nimega 8. laager, kuidagi ilma vahejuhtumiteta. Plaani kohaselt pidid nad võtma aega, et jõudu koguda, enne kui lõpuks teha seda, mille pärast nad sellele mäele tulid. Kuid K2L olid teised plaanid. Selle asemel, et saada kiire ja lühike puhkus, neelas neid endasse katastroofiline 10-päevane orkaan. Ettearvamatud tuuled, mis ulgusid üle 100 miili tunnis, paiskusid otse nende telki, kuhu kogunes järk-järgult paks lumi. Kõik see, koos surmatsooni julmade nõudmistega kehale, viis meditsiinilise õudusunenäoni, mis polnud maailmas millegi muuga võrreldav. 7. augusti hommikul ärkas Art Gilkey, üks Charlesi mägironijatest, oma tugevalt rappuvas nailontelgis, kui väljas oli veel pime. Tema keha valutas nädalade pikkusest intensiivsest ronimisest. Tema varustus oli jäädunud ja temperatuur langes alla -20 kraadi. Kui ta üritas magamiskotist välja astuda, kukkus ta kokku täielikus piinades. Tema jalad olid paistes ja täis valu. Selgus, et tal oli tekkinud meditsiiniline seisund nimega tromboflebiit. See tähendas, et tema jalgades olid eluohtlikud verehüübed. Iga sekund tuli hoolikalt läbi mõelda. Üks vale liigutus või ootamatu rõhu muutus ja ebastabiilsed trombid võisid ootamatult lahti pääseda, liikuda tema kopsudesse ja tappa ta silmapilkselt. Charles, olles arst, tundis need hirmutavad sümptomid kohe ära. Neil veedas, et nad suutsid selle diagnoosida enne, kui ta oleks magamiskotis surnud. Aga nüüd ootas neid ees märksa ohtlikum väljakutse. Art ei suutnud kõndida ja nad olid lõksus. 25 500 jala kõrgusel, orkaani keskel. Sellest polnud pääsu. Nad pidid alla minema, kui ilm veidi paranes. Nii et meeskond kinnitas Arti improviseeritud kanderaamile, mis oli tehtud magamiskotist ja telgiriidest. Ja kui nad valmistusid alla minema, pidi laagrist läbi käima tohutu hirmutunne.
Nad teadsid, et peavad kasutama kogu oma tehnilist oskust, sest inimese laskmine 55-kraadisest jäänõlvast alla on ausalt öeldes üks raskemaid asju, mida keegi üldse proovida saab. Aga need ameeriklased ei kavatsenud oma sõpra lihtsalt surema jätta, kui pääsemine oli kohe seal all. Kasutades julgestuskõisi kinnitasid 5 teadusel olevat mägironijat end kilki ajutise kanderaami külge. See oli ainus viis, kuidas nad said Arti ettevaatlikult mööda paljast kaljuseina alla lasta. Hullumeelselt külmad temperatuurid ja pimestav tuul olid juba iseenesest hirmutavad. Kogu aeg nõudis liikumisvõimetu ronija kogu raskus kõigilt osalejatelt pidevat ja piinarikast jõupingutust. Igal hetkel võis ilm muutuda ning ronijad pidid olema valmis ootamatuteks kivivaringuteks ja ebastabiilseks lumeks. Ja siis see juhtus. Pärast uskumatult raske rajaosa läbimist kaotas ronija George Bell äkitselt jalgealuse. Tema kassid kriipisid jääd kasutult vastiku kriginaga, paisates üles jääpuru. Siis hakkas ta kiiresti allapoole libisema ja samal ajal tõmbus nailon-kõis, mis teda ülejäänud meeskonnaga ühendas, hetkega pingule. Mõju oli nagu aegluubi sinimdomino. Kui Bell kukkus, tõmbasid kõied järgmise ronija otse jalust maha. 2 langeva mehe raskus tõmbas alla järgmise ja nii edasi. Mõne südamelöögi jooksul olid kõik 5 teadusel ronijat segaduses virvarr kukkuvatest jäsemetest ja eredatest riietest, kukkudes ühtse jõhkra massina mööda jäävälja 6000 jala sügavuse kuristiku poole. Ja see oleks pidanud olema lõpp. Kuid nende kohal, kõrgemal nõlval, oli viimane turbakõis kinnitatud 25-aastase ekspeditsiooniliikme Pete Shane'i külge. Oma kõrgemalt positsioonilt tegutses Pete puhtalt instinktiivselt. Ta surus oma puidust käepidemega jääkirka jäässe kinnitatud kivi taha, keeras kõie selle ümber ja toetas kogu oma kehakaalu sellele. Aga see nõuaks kogu tema alles jäänud jõuvaru. Kõik 5 meest, kes surmale vastu läksid, peatusid äkitselt õhus, rippudes ühe kõie ja ühe mehe haarde jõu najal. Kujutage ette selle hetke täielikku õudust. Pete'i hirmu, kui ta seda teadis. Üks ebaõnnestumine, murdosa sekundist, kui tema puidust käepide oleks liiga palju paindunud. 1 millimeeter, kui kivi oleks jääl nihkunud, oleks viinud kõik hauda. Pete hoidis kinni puhta meeleheitliku adrenaliini jõul, kuni nad lõpuks suutsid end tagasi ohutule poolele püstloodis nõlval vinnata. Kui mehed olid kindlal jääl, tundsid nad, et olid surma üle kavaldanud. Nad peatusid korraks, et mõista äsja juhtunud täielikku õudust ja said aru, et Pete oli just ajalugu teinud. Kui nad olid taastunud, kinnitasid nad Art Kilki ettevaatlikult 2 jääkirvega nõlva külge. Nüüd oli juba hilja. Kukkumine oli aega võtnud ja polnud mingit võimalust, et nad varakult alla jõuaksid. Nad pidid öö üle ellamiseks lähedale bivaktelgi püstitama. Nagu te võib-olla teate, on kellegi üksi jätmine K2L isegi mõneks minutiks väga riskantne. Aga need mehed olid ühes maailma kõige eraldatumas paigas. Nad olid juba kukkumisest kohutavalt vapustatud. Nad olid nii füüsiliselt kui ka vaimselt kurnatud. Just neil hetkedel muutuvad väikesed detailid suurteks tagajärgedeks. Pärast telgi kinnitamist läksid 3 alpinisti uuesti lumetormi kätte, et tuua Art sisse ja tõmmata ta varjualusesse. Kuid kui nad jõudsid kohta, kuhu nad olid ta kinnitanud, oli ta kadunud. Alles oli jäänud vaid vagu lumes, mis viis üle kaljuserva. Enamik ekspeditsioone peaks juba selle päeva üleelamist võiduks ja alustaks kohe lõplikku laskumist, et naasta kaasaegse ühiskonna mugavuste ja oma perede juurde. Aga mitte see meeskond. Nad olid täiesti kurnatud. Siiani on Arti kadumise täpne põhjus jäänud saladuseks. Kas ootamatu laviin viis ta minema? Või mõistes, et ta oli oma kurnatud sõpradele surmav koorem, lõikas Art end vaikselt lahti, et neid päästa. Mis iganes põhjus ka polnud, sellel saatuslikul päeval kaotas mägironimismaailm legendi. Charles Houston ja ellujäänud mehed avaldasid austust, ehitades baaslaagrisse mälestuskangru. Kui nad alla jõudsid, ütles George sõnad,
mis jäävad seda mäge igavesti kirjeldama. See on metsik mägi, mis püüab sind tappa. Ja Art Kilki on vaid üks paljudest inimestest, kes on kaotanud oma elu selle metsiku mäe halastamatu loomuse tõttu. Iga 4 inimese kohta, kes edukalt mäetippu jõuavad, jääb üks igaveseks tagasi tulemata. See on üks surmavaimaid suhtarve kogu maailma mägede seas ning need alpinistid sinna tulevad ei ole need, keda võiksid arvata sureva. Miks siis eliitalpinistid panevad sellel mäel jätkuvalt kõik mängu? Mõned teevad seda kuulsuse nimel, kuid 1994 aasta juulis riskis mees nimega Steve Ansh kõigega, ühel põhjusel, mida ma ausalt öeldes pean südant soojendavaks. Vaata, see ronimishooaeg oli täielik kaos. Julmad, halastamatud tormid olid täielikult purustanud mitmete erinevate rahvusvaheliste ekspeditsioonide plaanid ning ronimismeeskonnad üle kogu maailma olid sunnitud oma algsetest marsruutidest loobuma. Alles jäi laiali valguv, kurnatud ronijate grupp mitmest riigist, kes jagasid piiratud varustust ja olid otsustanud halvast olukorrast maksimumi võtta. Steve oli selle õudusunenäo keskel koos Austraalia ronija Michael Groomiga. Ta ei olnud professionaalne giid. Ta ei juhtinud ekspeditsioonifirmat ja keegi mäel ei maksnud talle selle eest, et ta seal oleks. Tegelikult rahastas ta oma ronimisreise kogukonna toetusega ja tuli koju, et neist kohalikus ajalehes kirjutada. Tegelikult oli kõigist selle hooaja mägironijatest Michael kõige kogenum. Ta oli juba aasta varem seisnud Everesti tipus hapnikuballoonideta. Sellise kogemuse ja võimekusega mehelt ootaks, et ta jõuab K2 tippu ja tuleb sealt alla ilma vahejuhtumiteta. Nii et ma kujutan ette, et see pidi olema täielik šokk kõigile mäel, kui 25. juuli 1994. aasta hommikul tuli äkitselt sisse kiire abikutse. Michael, kõigist inimestest just tema, oli tõsises hädas. Ta oli laskumisel vahetult allpool teist laagrit, täiesti tavalises kohas oma põlve välja väänanud. See polnud tingitud kukkumisest ega laviinist. Polnud midagi, millele keegi oleks hiljem osutanud ja öelnud, et just see põhjustas selle. Aga järgmiseks hommikuks ei suutnud ta sellele üldse enam toetuda. Ta oli lõksus. Kui teade jõudis alumistesse laagritesse, oli Steve jahmunud. Tema ja Michael olid baaslaagris halva ilma tõttu lähedaseks saanud. Nii et kui ta kuulis oma sõbra saatusest, tegi ta seda, mida peaaegu ükski teine mägironija sellel mäel polnud valmis tegema. Ta pani varustuse selga. Ma tõesti ei oska seletada, kui tähelepanuväärne see oli. Steve ise oli loobunud igasugusest mõttest K2 tippu jõuda. Varem hooajal olid tema ja Michael tegelikult jõudnud 26 000 jala kõrgusele. Aga kui ta nägi mäe julma tegelikkust seal üleval, tegi ta uskumatult raske, kuid aruka otsuse loobuda oma tippu jõudmise katsest. Ta oli laskunud tagasi baaslaagrisse ja veetis lihtsalt ülejäänud hooaja seal. See oli Michael, kes jätkas teekonda ja 23. juulil 1994 jõudis K2 tippu ilma lisahapnikuta. Steve oli täielikult ohutsoonist väljas. Enamik ronijaid ootab sel hetkel lihtsalt, et varustus kokku pakkida ja koju oma perede juurde minna. Miks siis? Miks läheks mees, kes ei saanud selle eest raha, kellel polnud suurt korporatiivset sponsorit ja kes ei olnud kellelegi midagi võlgu, vabatahtlikult tagasi metsikule mäele, kui ta oli juba täiesti turvaliselt mäejalamil? Võib-olla oli see tema tausta tõttu. Kodus Lõuna-Californias oli Steve kaljuronija ning selles tihedalt seotud kogukonnas kehtis kirjutamata reegel. Mitte kunagi ei jäeta kedagi looduses maha. Või ehk vaatas ta lihtsalt laagris ringi, nägi hulka kurnatud ja löödud rahvusvahelisi meeskondi oma telke kokku pakkimas, et koju minna, ning mõistis, et kui tema üles ei lähe, sureb Michael seal üleval ära. Ma ei tea, mis iganes tema põhjus ka polnud, Steve tegi oma valiku. Ta pani varustuse selga, haaras kaasa teise ameeriklasest mägironija nimega Dave Bridges ja koos hakkasid nad taas üles metsiku mäe poole ronima, püüdes Michael Groomi koju tuua. Kuid üles ronides, eelbaaslaagris, tabas Bridgesist ootamatult raske toidumürgitus. Ta oli täiesti võimetu ja ei suutnud enam ühtegi sammu edasi astuda. Enamik inimesi oleks siin tagasi pöördunud. Steve lihtsalt jätkas üles ronimist,
täiesti üksi. Ja kõigile ootustele vastupidiselt tegi ta selle tegelikult ära. Steve leidis Michaeli vahetult teise laagri all ja andis talle jalavalu vastu valuvaigistit. Järgnes aeglane ja ohtlik töö vigastatud mehe mäest alla toimetamisel, kus vigastustele ei anta mingit armu. Steve võttis juhtimise enda peale. Ta kinnitas isegi Michaeli raske seljakoti enda selga, et austraallase koormat kergendada, ning hakkas siis Michaelit õrnalt ja ettevaatlikult läbi K2 kõige avatumate ja tehnilisemate lõikude alla juhatama. Kujutage ette, kui palju füüsilist ja vaimset jõudu see nõuab. Sa tegutsed kõrgusel, kus iga samm tundub nagu hingaksid läbi kõrre. Suulihased söövad end sisuliselt ise, et su organid üldse töötaksid. Ja nüüd kannad sa teise mehe ellujäämist oma õlgadel. Stress mõjus Steve'i kehale kiiresti. Iga samm tundus kurnav. Isegi lihtsad tegevused nagu köie külge kinnitumine või kinda kohendamine nõudsid temalt rohkem energiat, kui oleks pidanud. Aga ta jätkas ja kuidagi nad said hakkama. Kui nad aeglaselt liikusid mööda sakkilisi kaljusid ja libedat jääd alla teise laagri alt, hakkas tugev pinge viimaks leevenema. Esimest korda kogu päeva jooksul tundus tõesti, et nad jäävad ellu. Pärastlõunaks seisis Steve tohutu, peaaegu püstloodis kalju serval. Kui sa seisaksid seal koos temaga, vaataksid sa alla jäisele kaljuseinale, mis langeb otse alla alumiste laagrite poole. Ta oli raske osa juba ära teinud. Nüüd pidi ta vaid oma rakmed köie külge kinnitama, mööda seda viimast järsku laskumist alla libisema ja astuma ohutumale, tasasematele lumele allpool. Aga K2 puhul on allasaamisega väga lihtne probleem. Selliste lõikude turvaliseks läbimiseks mäel kasutavad alpinistid, nii nad on, fikseeritud köisi. Need toimivad nagu käsipuud, väga järsul ja ohtlikul trepil. Sa kinnitad oma rakmed selle köie külge ja lased end lihtsalt alla. Isegi kui sa libised, püüab köis su kinni. Probleem on selles, et kui ronimishooaeg lõpeb, jätavad meeskonnad oma köied mäe külge ja lähevad koju. Sest keegi tegelikult ei korista K2 mäge. Järgmisel aastal tuleb uus meeskond, aga nemad ei taha usaldada vana köit, mis seal vedeleb. Nad eelistavad kasutada oma enda uut köit, mille nad kaasa tõid, ja seovad selle otse selle vana köie kõrvale. Ja järgmisel aastal teeb järgmine meeskond täpselt sama. Aastakümnete jooksul on see loonud tohutu jäätunud segaduse, mis lookleb mööda mäge alla nagu vanad pesunöörid. Ja köis, mis on aastaid päikese ja külma käes olnud, ei jää igavesti tugevaks. Päikesevalgus ja jää söövad seda aeglaselt seestpoolt, samamoodi nagu 10 suve õues olnud aiavoolik muutub jäigaks ja praguneb, kuigi väljastpoolt näeb see endiselt hea välja. Köis võib välja näha täiesti normaalne, kuid sellel võib olla alles vaid murdosa algsest tugevusest. Ja kuna vanad köied on kõik kaetud sama valge lume ja jääga, siis pole võimalik lihtsalt vaadates aru saada, milline köis on eluliin ja milline köis on mädanenud lõks. Sellel järsul laskumisel kasutas Steve uuemat ja tugevamat köit, mille kohta ta teadis, et see on ohutu ning mida kasutas sel hetkel ka teine ronija. Steve oli täiesti läbi. Ta oli füüsiliselt kurnatud, sest kandis maiki varustust. Iga sekund, mis ta seisis jäises külmas paigal, võttis temalt viimasegi jõu. Ta tundis, et ta lihtsalt ei suuda enam oodata. Nii, et ta vaatas segamini köiepundart, haaras ühe vanema köie ja kinnitas oma rakmed selle külge. Ja kui Steve pani oma raskuse köiele ja hakkas laskuma, siis köis, mille külge ta oma rakmed kinnitas, lihtsalt kapkes. Ei olnud mingeid eelnevaid hoiatus- ega ohumärke ning kuna ta oli juba laskumist alustanud, võttis gravitatsioon kohe üle, kui mädanenud nailon murdus. Ta kukkus peaaegu 2500 jalga allapoole nõlvale. Ja kahjuks oli kokkupõrge surmav. Steve Unchi surm šokeeris kõiki. Ta oli teinud raske osa ära. Ta oli seal üleval teinud ohutu valiku. Ja veelgi kummalisem, tal polnud mingit põhjus teha seda, mida ta seal tegi. Tavatingi mustes on ronijal paar tõelist viisi,
kuidas kontrollida, kas köis on endiselt tugev, enne kui ta oma elu sellele usaldab. Ja teda ei ajanud tegelikult taga, ei torm ega laviin. Ta pidi teadma, millega ta riskib, kui usaldab kontrollimata kõik. Miks ta siis ei oodanud? Mida ta mõtles? Noh, see on veel üks viis, kuidas K2 oma eliittroonijaid tapab. Sest probleem oli selles, et selleks ajaks, kui ta jõudis selle järsu languseni, ei mõelnud Steve peaaegu kindlasti enam nii, nagu ta tavaliselt mõtleks. Las ma selgitan. Umbes 8000 meetri kõrgusel K2L on nii vähe hapnikku, et roni ja veres olev hapniku hulk langeb sõna otseses mõttes peaaegu poole võrra sellest, mis see oleks merepinnal. Pea meeles. Steve oli juba varem sel hooajal nendesse kõrgustesse jõudnud ja siis oli ta uuesti üles läinud, et vigastatud mehe eest rasket koormat kanda. Tema keha oli täiesti ohtlikult kurnatud. Kui jutta ette, et pead tegema ühe oma elu tähtsama otsuse, kui su keha on sellisel määral väsinud. Veel hullem. Mitte ainult su keha ei nälgi seal üleval energia järele. Prefrontaalne ajukoor. See ajuosa, mis vastutab loogika ja mõtlemise eest, töötab samuti poolikult. Seal üleval ei mõtle sa sõna otseses mõttes selgelt. Ja tõeliselt hirmutav osa on see, et ronija ei pane isegi tähele, et see toimub. Ohtlikud otsused ei tundu äkitselt enam hulljulged ega kontrolli alt väljas. Oma elu ohtu seadmine ei tundu seal üleval hullumeelne. Tegelikult jääb üles ronijatele alles vaid ürgne, ülimalt keskendunud kinnisidee tippu jõuda. Ükskõik mis hinnaga. Ronijatel on selle seisundi jaoks isegi nimi. Seda nimetatakse tipupalavikuks ja see võib mõjutada igaüht, nii algajat kui ka kogenut. See mõjutas kindlasti Miguel Ángel Pérez 27. juuli ööl aastal 2014, kui ta valmistus sel hooajal teist korda tegema seda, mida enamik ronijaid ei julge terve elu jooksulki proovida. 2 päeva varem, 25. juunil, olid Miguel koos oma ronimispartneri Faren Latorre ja enam kui 32 ronijaga teel K2 tippu. Miguel ronis samuti ilma lisahapnikuta ning kuigi paljud peavad seda mägironimise kõige puhtamaks ja auväärsemaks vormiks, on see ka kõige halastamatum. Külm ja hapnikupuudus nendel kõrgustel tähendab, et su keha hakkab sõna otseses mõttes iseennast ära sööma. Iga samm nõuab tohutut piinarikast pingutust. Isegi heal päeval võivad asjad valesti minna ka kõige kogenumatel mägironijatel. Ja selle päeva pärastlõunal, umbes 900 vertikaalsa jala kaugusel tipust, juhtuski täpselt see. Migueli keha lihtsalt lakkas töötamast. Tema tempo eglustus roomamiseni. Ta suudis vaevu ühte jalga teise ette panna. Aeg läks ohtlikult hiliseks ja ta muutus aina nõrgemaks. Nii et just seal tegi ta vastutustundliku otsuse pöörata tipule selg ja taanduda 4. laagrisse. 26. juulil 2014 seisis 32 inimest K2 tipul. Samal ajal kui üks mees lakkus oma haavu 4. laagri telgis. Ja tavatingimustes lõpebki lugu seal. Pärast seda, kui oled surmatsoonis oma keha viimase piirini viinud ja läbi kukkunud, laskud alla, lähed koju ja elad edasi. Aga kui Miguel vaatas, kuidas 10 teised ronijad naasesid ja rõõmsalt tähistasid üht maailma raskemat ronimissaavutust, pidi tema enda läbikukkumise raskus teda lämmatama. Just seal samas otsustas ta, et proovib uuesti. Migueli otsus ei oleks mõistetav ilma aru saamata, mis teda tagant sundis. Ta ei olnud elukutseline mägironija. Tegelikult oli ta väga edukas riigiadvokaat ja Ebro Foods'i, Hispaania suurima toidugrupi peasekretär. Tema tööelu iseloomustasid range loogika ja ettevõtte vastutus, kuid tema kirg elas pilvedest kõrgemal. Seda jendas vankumatult kinnisidee ronida kõigile maailma 14 000 meetri kõrgusele tipule. Tal oli neist juba 8 vallutatud. K2 oli kõige ihaldatum auhind. Et jõuda 900 jala kaugusele ja teada, et ta oli sealt lahkunud, oli psühholoogiline kaotus, mida tema mõistus lihtsalt keeldus aktsepteerimast. Ta pidi uuesti minema. Nii et istudes oma telgis surmatsoonis 4. laagris, koostas ta meeleheitliku ja ohtliku plaani.
Ta veedaks 27. juuli 26 000 jala kõrgusel puhates ja teeks järgmisel päeval teise katse. Et kindlustada enda jõudmine tippu, loobus ta oma kõige puhtamatest alpinismi eetikapest ja otsustas kasutada tipu vallutamiseks balloonihapnikku. Niisiis 2014. aasta 28. juuli varahommikul avas Miguel oma telgi luku ja astus tagasi jäisesse tühjusesse. Selleks hetkeks oli tal mägi täiesti enda päralt. Kõik teised olid kas juba baaslaagrisse tagasi jõudnud või tippu vallutanud ja alla tulnud. Miguel oli ülimalt keskendunud ja tal oli ürgne kinnisidee tippu jõuda, ükskõik mis hinnaga. Balloonihapnik, mille kasutamisega ta lõpuks nõustus, hoidis teda piisavalt teadvusel ning tema puhas, arusaamatu soov tippu jõuda tegi ülejäänu. Lõpuks, umbes kell 1 päeval ja kõigi ootuste vastaselt, muutus nõlv tasaseks. Miguel seisis Metsiku mäe tipul. Ühe lühikese põgusa hetke oli ta võitnud. Ta oli vallutanud oma lõpliku auhinna, veel ühe mäe nimekirjast maha tõmmanud. Kuid selle tegelikkus, mida ta oma kehaga just teinud oli, ootas teda. Sest kui ta alustas laskumist, tabas teda lõpuks täielik, luudeni ulatuv kurnatus. Kui ta pidi vedama keha, mis oli veetnud 3 päeva surmatsoonis, ta hakkas aeglaselt alla kõndima. Ta oli nii aeglane, et kui päike hakkas Karakorami horisondi taha vajuma, polnud ta veel 4. laagri turvalisusele sugugi lähedal. Ja kuna tema oli viimane inimene mäel, polnud ühtegi järgmist meeskonda, kes oleks võinud temani jõuda. Polnud ühtegi teist inimest, kellega ta oleks saanud telki jagada. Ja K2-selt alla kõndimine pilkases pimeduses oli võimatu. Miguelil polnud muud valikut, kui peatuda ja puhata just seal, ilma magamiskoti või telgita K2 ülemistel nõlvadel. Alpinistid nimetavad seda lahtiseks pivakiks ja seda peetakse üksmeelselt kõige meeleheitlikumaks asjaks, mida nii kõrgel ronija teha saab. Tunde istus ta üksi külmas pimeduses tillukesel kaljuserval, tuhandete jalgade kõrgusel tsivilisatsioonist, kuulates enda ümber ulguvat tuult ja oodates päikest, mis tundus, et ei tõusegi kunagi. Ta ei julgenud silmi kinni panna, sest magama jäämine tähendas külmumissurma. Kuidagi suutis Miguel selle öö üle elada. Tegelikult kasutas ta kõiki oma kujuteldamatuid jõuvarusid, et end ülejäänud nõlvast alla lohistada. Keskpäevaks 29. juulil aastal 2014 komberdas Miguel täiesti üksi 4. laagrisse, kõigi täielikuks šokiks. Ja mis oli veelgi kummalisem, Miguel paistis olevat korras. Muidugi ta oli sügavalt kurnatud ja nägi väsinud välja, kuid ta oli teadvusel, suutis kõndida, süüa ja juua ilma abita. 4. laagris helistas ta isegi oma sõbrale Hispaanias nimega Eduardo, kes oli korraldanud päästemeeskonna teda otsima, et neile öelda, et temaga on kõik korras. Hetkeks tundus, et see mees oli korda saatnud ühe mägironimise-ajaloo kõige imepärasema ellujäämise ja petnud surma ennast. Kõik, mida tal nüüd teha tuli, oli paar tundi teldis puhata, enne kui laskuda baaslaagrisse. Ja ta tundus piisavalt heas seisus, et keegi ei mõelnudki sellele, kui ta oma telki läks ja selle kinni tõmbas. Aga K2 tõeliselt ohtlik asi on see, et end hästi tunda ja tegelikult hästi olla, on üle 26 000 jala 2 täiesti erinevat asja. Inimese aju ei anna alati häiresignaali enne, kui see üles ütleb. Mõnikord hakkab see lihtsalt vaikselt paisuma. Vedelik koguneb väikestes kogustes, mida keegi ei näe ega tunne, samal ajal kui inimene ise kõnnib, räägib, naerab ja sööb, justkui poleks midagi viga. Ja iga tõsine mägironija teadis seda. Baaslaagris teadsid seda kõik kindlasti, sest samal ajal kui Miguel sõi ja jõi 4. laagris koos teiste mägironijatega, väike 4-liikmeline päästemeeskond, mille Migueli sõber Eduardo oli kokku pannud Pakistani kõrgmägironijatest, liikus endiselt mäest üles, et teda leida. Neil olid varu hapnikuballoonid, et suruda rohkem õhku tema kopsudesse ja nad olid valmis teda vajadusel käe kõrval alla tooma. Neile ei antud kunagi seda võimalust. Sest kui kaasronijad 4. laagris tema telgi juures tema nime hüüdsid ja käskisid tal viimaseks laskumiseks valmistuda, ei vastanud Miguel. Nad hüüdsid veel kord, aga vastust ei tulnud. Segaduses avasid nad tema telgi lukku, mõeldes, mis võis juhtuda mehega, kes veel mõned tunnid tagasi istus püsti, sõi, jõi ja rääkis.
justkui miski maailmas poleks teda puudutanud. ja just sealt leidsid nad tema elutu keha rahulikult sees lebamas. Ta oli vaikselt unes lahkunud. Selgus, et äärmusliku kõrguse tohutu stress, päevad surmatsoonis, meeleheitlik teine tippu tõusmine ja see kaitseta veedetud öö olid tema kehale lihtsalt liiga palju. Kui uudis maailma jõudis, olid inimesed šokeeritud. Nad nimetasid teda hoolimatuks. Kuidas sai selline professionaal hoiatustest mööda vaadata ja kõigega riskida? Aga karm tõde on see, et mõnikord pole põhjus, miks K2 mägironijaid tapab, seotud ronimise endaga, vaid hoopis sellega, miks nad üldse ronisid. Mõned ronivad kuulsuse nimel, mõned meeleheitest ja mõned ronivad lihtsalt selleks, et oma peret toita. Keegi ei räägi sellest, aga karm tõde K2 mäe ronimise kohta on see, et seal valitseb julm majanduslik hierarhia. Esiteks on seal jõukad ronijad ja nende ekspeditsiooni korraldajad, kes maksavad $1000 juba ainuüksi selle ettevõtmise korraldamise eest. Siis kõige all tassivad kohalikud kandjad ränki koormaid, hoides kogu ettevõtmise sujuvalt toimimas. Isegi selles rollis on tasemed, sest samal ajal kui professionaalse sertifikaadiga Nepali sherpad võivad neil mägedel hooaja jooksul teenida kuni $10,000, võib Pakistani kandjast teejuht teenida terve aasta eest vaid $2000. Uskuge või mitte, baaslaagris kinni olevad kandjad teenivad veelgi vähem. Kui tahad tõeliselt raha teenida, sellist teenistust, mis võib tegelikult pereelu muuta, pead ülespoole minema. Rahaline lõhe madalate nõlvade ja tipu vahel on nii suur, et kõrgmäestiku boonuse nimel on mõned mehed valmis riski võtma. Ja Muhammad Hassan oli üks neist meestest. Muhammadit ei huvitanud tegelikult mägironimise kuulsus ega maailmarekordid. Ta oli 27-aastane kandja, kellel oli raskelt haige ema ja 3 kasvavat last. Tal oli vaja iga senti, mida ta sai teenida. Ja 23. juulil liitus ta Laila Peak Expeditioniga, et töötada K2 ülemistel nõlvadel ning aidata kõietiimil paigaldada kõied, mida 50 maailma tippalpinisti kasutasid sel hooajal tippu jõudmiseks. See on tavaline töö, mida kandjad K2L kogu aeg teevad. Ainult üks tohutu probleem oli. Muhammadi kogemus piirdus koormate kandmisega baaslaagris ja väiksemate tippude ümbruses Pakistanis. See tipu tõusmine pidi olema tema elu esimene kord üle 26 000 jala ning talle anti ülioluline ülesanne – köit kinnitada. Tema varustus paljastas kiiresti tema kogenematuse. Tema ronimiskostüüm oli liiga lohvakas. Tema kindad polnud mõeldud sellise külma jaoks, mis teda õlast kõrgemal ootas. Tema riietus oli üldiselt selline, nagu võiks oodata kelleltki, kes on oma karjääri veetnud kõrgustel, kus õhus on veel piisavalt hapnikku, et käed töötaksid. Tema ettevõte Laila Peak Expedition oli andnud talle umbes 250 000 ruupiat, ehk umbes $850, et ta saaks osta kõik vajaliku surmatsooni ronimiseks. Kindel on see, et see, mida ta kandis, kui ta 27. juuli õhtul 3. laagrist lahkus, polnud mõeldud sinna, kuhu ta suundus. Ja 3. laager nägi tol ööl välja vähem nagu mägironimise ekspeditsioon ja rohkem nagu väike linn, mis valmistub evakueerumiseks. Igal pool olid pealambid, mis pimeduses kõikusid, kui ligi 200 ronijat tosinast erinevast ettevõttest kontrollisid oma rakmeid, keerasid haplikku regulaatorid külge ja ootasid oma järjekorda, et astuda ühele fikseeritud kõiele, mida kõik pidid jagama. Mõned neist meestest ja naistest olid just selle öö eest maksnud $40,000 kuni $50,000. Muhammad sai sellest vaid murdosa, kuid ta oli sõna otseses mõttes osa meeskonnast, kes selle ekspeditsiooni võimalikuks tegi. Sest K2L ei saa maksvad kliendid lihtsalt tippu jalutada. Nende jaoks tuleb tee rajada. Ja selle tee ehitab eelsalk. Need on mehed, kes tegutsevad kõige eesliinil. Nende ülesanne on ronida esimesena mäe kõige ohtlikumatesse lõikudesse, kandes raskeid jääkruvisid, piitoneid ja kilomeetrite viisi paksu nailonkõit. Nad peavad lööma ankrud järsku kivikõvasse jäässe, kinnitama turvaköie, tõmbama lõtvuse välja ja astuma kõrgemale pimedusse, et seda kõike uuesti teha. Sisuliselt rajavad nad surmatsoonis maanteed. Ilma nendeta ei liigu allpool olevad kliendid mitte ühegi sammu võrra edasi. Muhammadi ülesanne oli anda köit sherpadel, kes temast kõrgemal ankrud paigaldasid. Kui Muhammad maha jäi, peatusid tema taga liikunud 50 ronijat.
alguses oli töö meelega aeglane. Keera kruvi sisse, kinnita köis, tõmba lõtvus pingule, liigu 6 jalga ülespoole, keera järgmine kruvi sisse. Tunn tunni järel püsis Muhammed Sherpadest tihedalt taga, andes köit välja, kui nad kruvi järel temast kõrgemal jäässe keerasid. Tema pealambi valgusvihk peegeldus mustalt klaasi alt jäält, mis vaevu hoidis ühtegi kassiraua piiki. Tema kohal istus serak pimeduses, kujutis, mida võis vaid poolenisti näha. Umbes kell 2:20 öösel olid Muhammad ja tema meeskond jõudnud üles selle kitsa jääriiuli, mida nimetatakse pudelikaela ületuseks. Et mõista, kui kitsas see koht on, kujuta ette, et üritad külg ees kõndida üle järsult kaldu oleva maja katuse. Nüüd kujuta ette, et see katus on täielikult kaetud sileda libeda musta jääga. Sul ei ole ühtegi tasast kohta, kuhu jalga toetada. Sa pead lihtsalt külgsuunas nihkuma. Üks kohmakas samm korraga, tasakaalustades kogu oma keharaskust oma saabaste metallnaastude peal. 5 miili kõrgusel jäises pilkases pimeduses. Kui kaotad tasakaalu ja libised, pole midagi, mis sind kinni püüaks. See on järsk püstloodislangus üle 8000 jala sügavikku. See on ainus koht K2L, kus sa ei tohi libastuda. Ja Muhammedi oli selle ületuse keskel, köis käes, saapad ettevaatlikult üle jää astumas, mis tema all järsu nurga all allapoole kaldus. Ega andestanud vigu, kui ta jalg leidis midagi, mida seal polnud. Tema kass jäi kinni peidetud pehmema lumelaigu serva taha. Sellise, mis näeb välja täpselt samasugune nagu kõik muu ümberringi, aga ei kanna raskust samamoodi. Pool sekundit liikus tema saabas lihtsalt edasi, libisedes sellest läbi, selle asemel, et sellesse kinni haakuda. Sellest piisas. Tema keha kukkus külili astangult alla ja kõite raskus, mida ta kandis, võttis võimust. Enne kui ta jõudis reageerida, hakkas Muhammed mäest alla veerema. Ta kukkus umbes 15–20 jalga, kuid kuna ta oli kinnitatud fikseeritud julgestus köide külge, ei kukkunud ta päris liustikuni välja. Kukkumine ei peatunud sellega. Tema rakmed olid pärast tundide pikkust liikumist lõdvad ja libisesid edasi isegi pärast seda, kui köis ta kinni püüdis. Libisedes puusadest allapoole, reitest allapoole, kuni need kuhjusid kuskile põlvede juurde. Selleks ajaks, kui ta lõpuks seisma jäi, ei rippunud ta enam püstises asendis. Ta rippus pealaspidi fikseeritud köie küljes, pea suunatud jää poole, saapad kuskil tema kohal, õõtsudes kergelt sellest, mis tema hoogust veel alles oli. Tema kohal astangul pöördusid pealambid heli suunas. Mõned ronijad tundsid, kuidas köis nende kinnaste all järsult tõmbas ja vaatasid alla, et näha üht oma meeskonnaliiget seal rippumas, pea alaspidi, varustus laiali tema all nõlval. Muhammad oli elus. Seda nad nägid. Ta isegi liikus, püüdes nõrgalt end õigeks keerata, otsides tuge kätega, mis juba kaotasid tundlikkust, kinnastes, mis polnudki kunagi selleks mõeldud. Aga tema hapnikumask oli selles kukkumises lahti rebenenud. Voolik oli endiselt ühendatud tema seljal oleva ballooniga, nii et väärtuslik gaas susises otse õhku, mitte tema kopsudesse. Mõned tema pealmised varustuse osad olid samuti katki rebenenud, just nii palju, et külm pääses palja naha ligi. 27 000 jala kõrgusel, veidi pärast 2 öösel. See temperatuur on kuskil -30 kraadi ringis. Selline külm ei võta kaua aega, et hakata tõsist kahju tegema. Nad pidid teda aitama. Selles polnud mingit kahtlust. Probleem oli selles, kuidas. 2 Sherpat köite paigaldamise meeskonnast ronisid esimesena tema juurde, arvates, et nad suudavad ta käsitsi tagasi astangule tõmmata. Aga proovida tõsta meest köie otsast tagurpidi, olles ise pärast 6 tundi ronimist juba viimsel jõul ja olles 27 000 jala kõrgusel, on palju raskem, kui see kõlab. Need 2 Sherpat andsid endast kõik, aga sellest ei piisanud. Muhammedi keha vaevu liikus. Pärast veel mõneminutilist proovimist lasid nad köiest lahti, ronisid tagasi riiulile ja ühinesid uuesti köite paigaldamise meeskonnaga. Mõned kliendid vajasid neid ju töö lõpetamiseks. Muhammad jäi sinna rippuma, pea alaspidi, üksi köie küljes, samal ajal kui töö, mis pidi mäe kõigi jaoks turvaliseks muutma, jätkus 6 jalga tema pea kohal. Ja 15 minutit pärast tema kukkumist, umbes kell 2:35 hommikul,
läks olukord hullemaks. Kõrgel kusagil ületuskoha kohal muutus madal, mürisev praksatus mõne sekundiga möirgamiseks. Ronjad, kes olid riiulil, tundsid oma saabaste kaudu vibratsiooni, siis äkitselt tugevat tuult, mis pimeduses neile vastu paiskus. See oli laviin ja see, mida see tegi, oli palju hullem, kui keegi oleks osanud ette näha. See lõikas otse läbi fikseeritud kõielõikude, just selle kõie, mida Hassan kinnitas. Nii et see ületus, mis oli juba niigi kogu mäe kitsaim ja kõige avatum lõik, oli nüüd läbimatu. Mäkketõusjad, kes olid laviini taga, ei saanud kuhugi minna ja need, kes olid sellest eespool, ei saanud samuti tagasi tulla. Ja kusagil kogu selle kaose all rippus Muhammed endiselt pea alaspidi selle köie jäänuste küljes. Ta kaotas iga minutiga kehasoojust, kuna keegi ei saanud temani jõuda, samal ajal kui mägi justkui otsustas, kas ta on selleks ööks varisemise lõpetanud. Läks aega, kuni tingimused rahunesid piisavalt, et keegi julgeks tema juurde tagasi alla minna. Kui abi lõpuks saabus, tulid appi Hassan Shigri, Muhammadi nõbu, ja Tenzin Lama, Nepaali Sherpa giid. Ja Gabriel Tarso, Brasiilia alpinist, kellel polnud aimugi, kes ta oli, kuid ta ei suutnud lihtsalt seista ja vaadata, kuidas üks mees oma elu eest võitleb. Kõik 3 meest peatusid, et Muhammadi aidata. Kuid probleem täiskasvanud mehe ülestõmbamisega, kes rippus pea alaspidi 27 000 jala kõrgusel, polnud kadunud. See nõudis endiselt rohkem füüsilist jõudu, kui ükski kurnatud inimene seal üleval omas. Nii et nad pidid gravitatsiooni üle kavaldama. Gabriel, Hassan ja Tenzin keerasid raske metallist jääkruvi sügavale tahkesse seina, kinnitasid selle külge karabiini, haarasid Muhammadi hoidva köie ja tõmbasid selle läbi metallrõnga. Ja koos muutsid nad selle ühe ankrupunkti improviseeritud plokksüsteemiks, mis mitmekordistas nende jõudu. Plaani kohaselt pidid nad selle süsteemi abil Muhammadi üles tõmbama, jalg jalahaaval, piinarikka vaevaga. Neil kulus umbes 90 minutit, et see plokksüsteem valmis ehitada. 90 minutit on pikk aeg, et sellisel kõrgusel paigal seista. See on 90 minutit, mil su enda keha põletab varusid, mida tal pole võimalik raisata. Ja Tenzin Lama ei olnud üksi. Ta oli Kristin Harila giid, naist, kes unistas millegi saavutamisest, millest keegi mägironimise ajaloos polnud kunagi unistanud. Kristin püüdis järjest vallutada kõik 14 maailma 8000 meetrist tippu ühe ainsa ronimishooaja jooksul. Ta oli neist juba 13 vallutanud. K2 oli viimane nimi nimekirjas. Viimane tipp, mis seisis tema ja rekordi vahel, mida ronimislegendid, kes olid temast 2 korda vanemad, polnud kunagi suutnud saavutada. Aga aeg hakkas otsa saama ja isegi kui Gabriel ja Tenzin viimaseid lihve oma plokksüsteemile andis mägi neile veel ühe hädaolukorra, millega tuli tegeleda. Kuskil eespool, kus kinnitustiim oli mõned tunnid varem edasi liikunud, vallandus laviin. Kohe pärast seda tuli raadiosidekõne. Kinnitustiim oli hädas. Kristin ja Tenzin olid nüüd ainsad, kes sellele mäel neile kõige lähemal olid ja suutsid neid aidata. Ja Neil tuli otsustada, kas jääda Muhammedi juurde, kes hingas Gabrieli hapnikku koos oma sõbraga otse tema kõrval, või liikuda ülespoole, et välja uurida, kui terve meeskond eespool pidi kohe vajama täpselt samasugust abi, nagu Muhammad just sai. Nad otsustasid edasi liikuda. Harila ja Tenzin uskusid, et rohkem abi oli juba nende taga teel ülespoole. Hassan ja Gabriel olid endiselt temaga. Ja kindlasti ei jäta tema ekspeditsioon vigastatud meest lihtsalt sinna lamama, eks ole. Nii nad jätkasid liikumist kinnitustiimi poole. Järgmise tunni jooksul olid sellel kitsal serval vaid Hassan, tema nõbu ja Gabriel koos Muhammediga. Vaadates, kuidas nende taga olev pealampide rivi iga minutiga pikemaks venis, kuna üha rohkem ronijaid ummikusse kogunes. Gabrielil polnud enam millegagi töötada. Pole varukoit, pole varujääkruvi. Tema enda jääkirka oli juba koos lamaga mäkke läinud. Seda kasutati päästeankruna, mis aitas Muhammadi siiani tuua. Nad vajasid abi ja just siis jõudis nendeni Halun Dorji Sherpa, mees, kes ronis hoopis teise firma eest. Ta oli kuulnud, mis toimub ja peatus. Tema abiga vedasid nad kolmekesi Muhammadi lõpuks üle viimase paari jäise meetri väikesele tasasele astangule pudeli kaelas. See oli kõige kindlam ja stabiilsem koht kogu selle mäelõigu peal.
Muhammed oli lõpuks köitest lahti. ja õnneks oli ta endiselt teadvusel. jah, tal oli külm nagu kunagi varem, kuid ta oli teadvusel. Nad panid talle uuesti hapnikumaski näole ja hakkasid termosest kuuma vett talle kurku kallama, püüdes enne tema kehatemperatuuri edasist langemist midagi sooja sisse saada. Nad olid talle aega juurde võitnud. Mida nad talle ei olnud andnud, oli kindlus. Muhammed oli alajahtunud. Tema jalad olid olnud tema all väänatud peaaegu terve tunni, kui ta rippus pea alaspidi, ja oli tõsine võimalus, et need olid katki. Ta ei rääkinud. Ta ei liigutanud end eriti. Ta oli igas mõttes, mis seal üleval tähtis oli, endiselt hädas. Gabriel, tuleb tema kiituseks öelda, jäi Muhammedi juurde veel üheks piinavaks tunniks, kuid tema enda lisahapnik sai otsa. Kui ta oleks veel kauem jäänud, oleks ta rajal tema kõrval surnud. Lõpuks pidi ta püsti tõusma, selja pöörama ja jätma Muhammedi oma nõo hoolde, et minna endale rohkem hapnikku tooma ja ellu jääda. Umbes 5:30 paiku hommikul tabas teise filmimeeskonna jaoks õhus lendav droon kaamerasse midagi, mis hiljem kogu mägironimismaailmas plahvatuslikult levima hakkas. See oli vigastatud mees rajal. Teine mägironija põlvitas tema kohal, üks käsi surutud vastu tema rinda, tehes kõik, mis võimalik, et seda liikumist jätkata. Ja temast kõrgemal samal fikseeritud köiel, üksteise järel kinnitatuna, võis näha umbes 20 mägironijat, kes kõik veel ülespoole liikusid. Temast allpool samal köiel oli veel vähemalt 10 inimest, kes olid juba teel alla tagasi. See oli Muhammed. Ta oli veel elus, kuid vaevu. Ja nende ümber liikus neist mööda 10 ronijaid. Keegi ei peatunud, et moodustada päästemeeskonda. Nad ei peatunud, et küsida, mis toimub või kuidas nad saaksid aidata. Selle asemel astusid mägironijad üle tema sureva külmunud keha, nagu see oleks olnud vaid tühine takistus lumes, ja jätkasid oma teekonda tipu poole. Kahjuks mingil hetkel, ja me ei tea täpselt millal, sellel jäisel hommikul lõpetas Muhammad Hassan lõpuks liikumise. Ta alistus looduse jõududele just seal kitsal ülekäigul. Ja kogu ülejäänud hommiku jooksul ronisid inimesed lihtsalt edasi. Üle tema, ümber tema, saapad leidsid puhast jääd tema keha mõlemal poolel, justkui oleks ta muutunud lihtsalt järjekordseks takistuseks rajal. Täpselt nagu fikseeritud köis, millest tuli karabiiniga mööduda, või kaljunukk, millest tuli ümbert astuda. Minu jaoks on see kohutavastki kohutavam. Ja see on peamine põhjus, miks ma matkasin Everesti baaslaagrisse, aga ei kavatse kunagi tippu proovida jõuda. Surnud või surevatest inimestest üleastumine on õudusunenägu ilmsi, mida ma ei suuda ette kujutada. Aga mis juhtub siis, kui mägironijad teevad kõik täpselt õigesti? Ma mõtlen, sul on täiuslik ilmaaken, maailma tasemel meeskonnad ja parim varustus planeedil. Ja metsik mägi otsustab ikkagi päästikku vajutada. Sest kui sa arvad, et 2023 aasta moraalne kokkuvarisemine oli õudusunenägu, siis oota, kuni näed, kuidas näeb välja puhas, ohjeldamatu kaos. See on see, mis juhtus K2 ajaloo kõige hullemal päeval.